Eesti Autospordiliit ja Eesti Kaardiliit esitlevad Auto24 talendid rajale Laitse rallipargis. Selline tuli on peagi süttimas, start on antud ja pärast startialas tõmbab Dominik Sienkiewicz omal kiivri klaasi kinni, väga, kuidas öelda, enesekindel. Kõrvuti lähevad seal praegu, aga Sienkiewiczil on eelis seal paremas kurvis tagasi pöördes ja Sienkiewicz võtab liidri positsiooni praegu seal hallis kombinatsioonis. Kaardil number 7, Dominik Sienkiewicz on tõusnud liidriks ja saab siis näha kohe, kes tema tagatuules on. Sienkiewiczil on seal kõvasti rabelemist, kas see on number, nägin õigesti või ei näinud, aga vaatame. Number 6 on tal sabas kohe Marcel Peldes. Eelmisel etapil poodiumile sõitnud ja läheb seal katvatrajektooriga Dominik Sienkiewicz pärast teist kurvi sinna järgnevasse kurvi ja liider on vahetuna. Marcel Peldes on tõusnud liidriks möödunud Dominik Sienkiewiczist. Ja number 1 saab hoiatuse. Nii et number 1 on meil siis Georg-Martin Tintse. Seni kõigil etappidel poodiumil olnud võistleja saab hoiatuse, nii et midagi sobimatut ta seal rajalnud teinud on. Pood natuke kinni ennast Marcel Peldes siin selles tagant kolmandas kurvis. Ja nüüd on siis Sienkiewiczil käed jalad tööd täis selleks, et Peldesest mööda saada. Kolmandal positsioonil on meil number 9 Mike Salla, siis number 1 Georg-Martin Tintse, 8 Karel-Oskar Oja, Sander Robas number 10 on 6, 7 number 2 Randel Erik Edestus, 8 number 3 Sander Sepp ja 9 number 5 Mark Veder. Teine minut finaalsõidust hakkab täis tiksuma ja esitandem vaikselt libiseb järgnevatel eest ära. Marcel Peldes number 6 kaardil on ees ja siis tema järgi Dominik Sienkiewicz, nii et siit jälle hea näide. Üks asi on sõita stopperi vastu üksinda, teine asi mees mehe vastu ja stardis võib-olla oli liiga enesekindel Dominik Sienkiewicz. Kui ma ütlen, et isegi kiivriklaasi pani kinni alles pärast starti ja vaatas veel ringi, et kus kohas võiksid konkurendid olla. Nüüd paistab, et väga hea sõidurütmi on saanud Marcel Peldes. Asja lõppenud ringil oli ta praktiliselt 0,2 sekundit kiirem kui Dominik Sienkiewicz ja 2 minutit 20 sekundit on nüüd stardist möödunud. Kolmas number 9 Mike Salla. Mike Salla startis siis teise koha pealt. Peldes kolmandalt, nii et Peldes on sellise jõulise tõusu teinud kolmandalt stardipositsioonilt liidriks ja nüüd siin tagant kolmandas kurvis sellise jõulise neljaratta libisemisega kurvi sisse läks Marcel Peldes, aga ometigi Dominik Sienkiewicz oluliselt talle lähemale ei saanud. Nüüd Sienkiewicz sõidab oma kiirema ringi, edestab Peldese senist kiiremat ringi 0,02 sekundiga ja on ka natukene lähemale saanud Peldesele. Nüüd on vaja leida siis ka see võimalus möödasõiduks, kui võistleja number 3 saab hoiatuse, see on Sander Sepp, kes on 8. positsioonil. Esikolmik eest ära, Peldes, Sienkiewicz, Salla, siis Georg-Martin Tintse, kes seni kõigil etappidel olnud poodiumil, nüüd aga toksab ja tõukleb temaga seal Karel-Oskar Oja, sarja üldliider. Ojal see poogane läks ikka õige pikaks, ma vaatasin, kas see joonistab ikka kurvi välja või paugutab häälekivisse, aga siiski kõik lõppes õnnelikult. Üle 3,5 minuti on A-finaali kestnud ja Marcel Peldesel jätkuvalt liidriohjad käes. Dominik Sienkiewicz ei ole sellist möödasõidu võimalust leidnud ja õnneks ei ole läinud ka mingisugusele torpeedorünnakule inimtorpeedona. Omal ajal oli Takuma Sato tuntud vormel 1 sellise inimtorpeedona, et aeg-ajalt silmad läksid kandiliseks pähe ja tunduski niimoodi, et vähe sellest, et nad kandiliseks läksid, ta sulges ka veel need kandilised silmad ennem kurvi ja siis mõtles, kas vajutada või mitte pidurit nende kinniste silmadega. Aga nüüd siis sinna tagasi pöördesse pärast teist kurvi sai Sienkiewicz hästi sappa ja nüüd tulevad kõrvuti, aga eelis oli jällegi Peldesel, nii et oli juba möödasõitu planeerinud ja teostamas seal Dominik Sienkiewicz kvalifikatsioonivõitja, kuid tegemata see siiski jäi. Marcel Peldese kiirem ring seni olnud 40,397, Sienkiewiczil 40,413, nii et kvalifikatsiooni kiiremat ringi üle sõidetud ei ole. Natukene on sellest veel puudu.
nii et Sinkevitšil, kui muud ei tule meele heaks, siis vähemalt see 2 punkti kiirema ringi eest, kui sama seis peaks säilima. Aga Peldes jälle natukene eest ära saanud, 4 minutit 52 sekundit möödunud stardist, vaatab Peldes tagasi, kus on Sinkevitš, otse selja taga on Sinkevitš, ei ole kaugel, nii et põhiline on keskenduda oma sõidule. Nüüd siis suudab natukene vahet käristada, aga käib Peldesel pea nagu lokaator seal, et see küll mitte kõige targem tegevus praegu ei ole. Peaks rohkem ikkagi ette vaatama ja keskenduma oma sõidutrajektooridele, pidurdustele, kiirendustele, küll siis saab ka eest ära. Ja aga paistab niimoodi, et Peldesel tegelikult tuleb kasuks selline lokaatori töö, et ta hoopis käristab vahet Sinkevitšiga ja Sinkevitš on võib-olla ehmunud, et sõitja suudab konkurent nii kiiresti edeneda, vaadates tagasi, mitte edasi. Ja nüüd on õige pea 5,5 minutit siis möödunud stardist. Ja kas kolmandale kohale läheb nüüd mölluks või ei lähe? Mike Salla seni näidanud aega 40,615, aga eelmisel ringil oli ta Georg-Martin Tintsest 0,2 sekundit aeglasem, nii et Tintse tundub niimoodi natukene võtab järgi Mike Sallale. Esialgu tundub veel Salla positsioon kindel, vähe sellest, ta on hoopiski lähenenud esitandemine. Sel ringil kuidagi see esitandem on takerdunud. Mulle isiklikult tundub niimoodi, vaatame mida ütleb Stopper. No Stopper väidab vastupidist. Nüüd jälle Peldes sellise õhuvahe sisse saanud Dominic Sinkevitšiga ja Sinkevitši eelmine ring oli karva võrra aeglasem kui Marcel Peldesel, nii et aga nüüd jälle Sinkevitš saanud seal sellisel sikerdamise kohal parema sujuvama sõidu kuidagi käppa ja on jälle taga kaitserauast kinni Peldesel, nii et Peldesel hõlpu ei ole. Siin nüüd tagant kolmandas kurvis poos ennast natukene kinni, lasi liiga risti kardi Sinkevitš ja sellega vahe kohe kärises, need hobikardid on ju nagu veoautodega, neil suurt kiirendust ei ole, peabki väga-väga sujuvalt sõitma. Ja selliseid otseseid võitluspaare praegu siin A-finaalis ei paistagi, kui 7 minutit täpselt on nüüd kulunud ja 3 viimast minutit käimas A-finaalist. Et kõige selgem võitluspaar ongi esikohale Marcel Peldes number 6, number 7 Dominic Sinkevitš. Seni Marcel Peldes suutnud olla natukene kiirem kui Sinkevitš. Eelmisel ringil 0,006 sekundit edestas ta Dominic Sinkevitšit, tänast kvalifikatsioonivõitjat ja senist päeva kiirema ringi omanikku. 1,5 minutit jääb finaalsõidu lõpuni. Ja Peldes sel ringil suurendas oma edumaad 0,1 sekundi võrra Sinkevitši ees. Mike Sallale omakorda Tintse läheneb 0,4 sekundi jagu. Mike Salla number 9 on siis kolmas. Aga distantsiliselt vahe on pikk, nii et kahtlane küll, kas siin suudab Georg-Martin Tintse oma positsiooni oluliselt parandada ja see oleks siis esimene võistlus sel hooajal, kus Georg-Martin Tintse number 1 jääb poodiumilt välja, kui seis peaks olema selline finišilippu langedes. Viimane minut on käima läinud ja võistlejad läksid viimasele ringile samal ajal, kui auhinnad mööda põldu ringi lendavad. Nii et finišilipp tuleb nüüd valmis panna. Viimane ring on praktiliselt alanud. Ja läheb siis viimasele ringile ka Mark Webber. Aga ei, paistab niimoodi, et mina olin natukene liiga entusiastlik, arvasin, et Stopper käib kiiremini, et 8-9 hästi vahet ei teinud, nüüd siis hakkab alles 9 minut täis saama, nii et pigem tulevad nad eelviimaselt ringilt, vaatame, kuidas kohtunikud otsustavad, igatahes kohe-kohe on 9 minutit täis tiksunud ja liidrite osas midagi muutunud ei ole, samal ajal Randel Erik Evestus eelmisel ringil tegi oma kiirema ringi võistluse ees 40,634 ja äsja lõppenud ringil nüüd jällegi Marcel Peldes oli natukene kiirem kui Dominic Sinkevitš. Et Sinkevitš sellises löögiläheduses ei ole, kui on finišilipp valmis pandud, nii et viimane ring on käsil praegu. Ja Marcel Peldes on lähenemas selle hooaja esimesele etapi võidule. Veel üks kurv, selline sujuv kiirendus, õige sõidutrajektoor ja siis on kõik hästi ning finišilipp on valmis pandud ning võitja on täna number 6 Marcel Peldes teine, number 7 Dominic Sinkevitš kolmas, 9 Mike Salla, siis number 1 Georg-Martin Tintse
number 8 Karel-Oskar Oja, üldedetabeli liider, peab leppima 5. kohaga, 6 on Sander Robas, 7 Randel-Erik Evestus, 8 Sander Sepp ja 9 Mark Weber. toetavad Auto24, Neste, Citroen, Laitse rallipark ja HRX. Meediapartnerid Autoleht, Topcare ja Tehnikamaailm. Kaasa teevad Maanteeamet, Politsei ja Lastekaitseliit. Auto24 talendid rajale. Siit saab alguse sinu autospordikarjäär.